Kes oli see kangelane, kes võitis kätte vabaduse, mida nüüd kõik 3 Iirimaa osa naudivad? Ma jutustan teile. Mu onu Donal rääkis mulle ikka, kuidas tema vanaisa oli talle mitmel korral jutustanud, et kui Limerick oli Oranje Williamile lõplikult alla andnud ja pikem vastupanemine paistis juba mõttetu olevat, kui ühe künka tipus lehvist Prantsuse lipp, aga teise omas Oranje Williami oma, et Iiri sõjamehed võiksid valida, kummale poole üle minna. Ja kui terve iirlaste armee eesotsas vapra Patrick Sarsfieldiga prantslastele alla andis, siis üks tubli noormees nimega Rory, kes oli lahingus oma hulljulgusega kõikides imetlust äratanud, see Rory ei läinud nendega kaasa. Üks Sarsfieldi kaptenitest, kes nägi, et Rory ei omaette, hüüdis talle. Rory, kas sa ei tulegi meiega prantslaste juurde? Ei, vastas Rory lühidalt. Ega sa ometi Williami poole lähe? Ei, vastas Rory. Jumala nimel, kas sa ei olegi veel valikut teinud? Ma olen valinud Iirimaa. Sa oled arust ära. Iirimaa on kadunud. Pole enam ühtki hinge, kes tema eest võitleks. Teie seisate Iirimaa pinnal, vastas Rory, justament nõnda. Ja mina hakkan tema eest võitlema. Sul pole ju käputäitki mehi, kes sind toetaks, aga Inglismaal on 100 000. Minul on veel suurem armee, vastas Rory. Veel rohkem mehi, kui sinul on juukseid peas. Mida sa sellega tahad öelda? Issand saadab mulle appi oma inglid. Ta annab neile mõõgad pihku ja 100 000 inglased hajuvad meie ees laiali nagu udu. Millal see tuleb? Küsis kapten pilkavalt naerdes. Siis, kui Jumal heaks arvab. Võib-olla aasta pärast. Võib-olla 500 pärast. Aga varem või hiljem võidab Rory ikkagi. Nende sõnadega viskas Rory püssi õlale, pöördus ümber ja sammus ära mägede poole.